No siin näeme, kuidas jah, Weber rünnakut algatab. Mis siin siis juhtub? Lööb palli minema ning siis tõepoolest Jevdokimov üpris jõhkralt sõidab talle jalgadesse, arvestades seda, et Jevdokimovil on kollane kaart all, pääses ta sellest olukorrast võib-olla isegi ütleme niimoodi konksu otsast, mis oleks ta väljakult minema õngitsenud, sest idee poolest sellise vea eest võinuks küll teise kollase kaardi saada, mis oleks tähendanud ühtlasi Jevdokimovile eemaldamist, kuid no vähemalt esialgu paistab, et pääses ta selleta. Või kas siiski ei pääsenud pärast abikohtunikuga konsulteerimist. Kohtunik Marian Olander näitab Jüri Jevdokimovile teist kollast kaarti ning ühtlasi ka punast kaarti, nii et 62. minutil jääb Viljandi Tulevik väljakule 10-kesi. No Jüri Jevdokimov selle teise kollase kaardi koha pealt ei tohiks tal mingit kobisemist olla, see oli igati selge kaart, küll aga tasuks tal nüüd mõelda tagasi seda, et oli nüüd vaja pärast seda hat-tricki see särk seljast ära võtta, sellepärast et